kahju, et ei saa nagu kaameraga edasi anda neid lõhnasid. Vikings and Me oleme siin juba mõned päevad olnud ja õppisime vennanaise vanemate juurest siis. Aga jah, nüüd hakkab roadtrip ja liigume minema siit. Praegu käib sasside pakkimine. Üritame mahutada kõik meie asjad auto peale. Andrus ostis endale mootorratta. Vaatab mootorrattaga üle. Ühesõnaga, siin on hästi populaarsed sellised tricyclid muidu. Sellele siis ehitatakse külge veel katus ja külgkorv. Ja see on siis täiesti tutikas ja maksis siin 900 €. Et Honda oma. Et päris pull. Et selle ta laseb Eesti tuua. Oleme siis peatunud ka siin autoga ja mega ägedad vaated on siin. Kes meil seda trippi siin kaasa teevad, siis meil on autos Marta. Meil on Andruse kuni lapsehoidja Mimi. Siin on meie kallis vend Andrus. Meil on autojuht ja meil on vennanaine Kuini. Hola! See on meie sats siis selle tripi peal. Kuhu me sööme tulime? Täiesti kohalikku kohta. Jah, siis ma näitan natukene. Wow, delicious! Yes! Jaa! Peatusime autoga korra ja tulime täitsa kohalikku kohta sööma. Praegu juba laua peal juba mingid asjad on. Päris täpselt ei tea, mis asjad need on, aga võtsime kõrvale igaks üks koka. See aitab pärast need pisikud ära tappa kõhus. Ja vaatame, tõenäoliselt on hea, ehk kõht ka jääb kinni, et ei ole midagi hullu. Kõht on täis söödud, toit läks maksma natukene üle 10 € ja meid oli siis, ütleme, 6 inimest koos Coca-Coladega ja kõige muuga. Et päris okei ja toidud olid ka tegelikult väga okei, polnud näda midagi, kõhu sai täis. Nüüd ühendame põied ära ja hakkame edasi sõitma. Jõudsime siis Hiina mere äärde. See on tasuline, ehk siis veits hoitakse seda kohta siin korras ka ja kohe on näha, sest kohalikel üldiselt on kombeks ja prügi lihtsalt maha visata. Nii et siin see prügiteema ei ole veel väga arenenud. Aga vaatame siis. Nii, kui me juba siin oleme, siis muidugi peab selle veega ära proovima. Meil on Andrusega veel lühtivad need lühkarid ka, et vähemalt proovime ära. Ma ei tea, kui soe veel vesi on. Väljas on küll 30+ kraadi praegu. Ujumuse käidud lained on nii suured, et kaugele ei saagi minna. Et siuke pesumasina efekt on. Aga päris äge sellegi poole. Et Martal oli päris hirmus seal juba. Aga vesi on ikka korralik vaja. Ma pakun mingi 25, 27, midagi sellist. Ja praegu naised valivad siin mingid suveniire välja. Vaatame korra. Hello!
no Marta, kuidas toidud tunduvad? Kuule, üli hea. Bueno. Jaa. Ütleme niimoodi, et ikka täitsa vahe on sees versus see, kus me enne olime, kus me nüüd oleme, on. Aga ei, ma ei kurda millegile. Uus päev ja jälle uued tegemised. Praegu siis peatusime nii-öelda kohalikus White House'is, Valgemajas, mis oli siis kunagise diktaatori kodu. Selle diktaatori poeg on siis praegu ka Filipiinide president. Praegune president ei olnud siis tegelikult rahva poolt soositud. Rahvale meeldis hoopis teine kandidaat, nii-öelda eelmine president. Aga kuna eelmine president ei toetanud USA valitsust, siis praegust diktaatori poeg aitas just presidendiks saada USA valitsus. Et see on justkui nagu selline hüpiknuku valitsus tegelikult. Ja eelmine president on siis vahi alla üldsegist võetud Hollandis kuskil. Nii, jõudsime oma majutusse Vegan City's, Vegan linnas ja kohe saame toad ja vaatame, millised meil toad välja näevad. Vaatame kohe, kas saripoes on ka mingid kohalikku õlu. Do you have a local beer? We have Pilsen and Red Horse. Red Horse. Let's take 2 Red Horses. Ma ei tea, kas mul sulli on praegu. Ma saan joosta. See on siis Red Horse, on kohalik õlu siin. 100 peesot on siis 1,6 eurot, et enam-vähem niimoodi oleme arvutanud siin, et 1000 peesot on siis 16 eurot ja 1000 peesot on ka selline tavaline rahatäht siin ka, mida nagu pangaautomaadist saad, kui sa võtad suurema summa välja. Salamatto. Nii, teeme proovime selle kohaliku õlle ära siis. Cheers. Kuule täitsa okei ju. Nagu õlu. Nagu õlu, jah. Külm vähemalt. See on hea. Ja punane hobune siis, Red Horse. Me võtsime siis 4 tuba siin, et kõigil oleks ilusti eraldi toad. Hommikusöök meil järjekordses sellises kohalikus kohas. Muidugi Filipiinidel on väga huvitav see, et alati toitu jagatakse. Et kui sa mõtled, et sa ostad midagi endale, siis tegelikult sa ostad tervele sellele laudkonnale. Ja siis igaüks võtab, näiteks nagu siin on meil praegu hästi mitu erinevat kaussi ja siis igaüks võtab ja siis põhiroog on siis riis, siis selle kõrvale tõstad enda talliku peale. Ja sees on siis üks nagu väike turukene käid ja siis vaatad, mina võtsin ainult sellistes kohtades, kus siis toidu peal olid mingi kaaned või asjad, et muidu kärbsed ja värgid lendasid, siis ma ei tahtnud. Aga muidu toit väga maitsev. See on siis meie esimene kosk, mida me siin Filipiinidel nüüd vaatama tuleme. Kuna praegu pole vihmaperiood, siis on kõigest väike nire, aga vett on, et tõenäoliselt võtame paadi ja siis tuleme siia selle vee peale, et lähme vaatama. Sellise bambuses paadiga me siis sõidame. Näitavad, mis meie mootor on. Hakkame näitama. Vesi on väga mõnus soe ikka. Ma pakun, et mingi 25 kraadi. Võib-olla jah. Midagi sellist äkki. Kuidas on, Marta? Hea. Millega sa ujud siin? Rõngaga. Kuidas sa ei oska ujuda või? Ei. Okei. Täna ööbisime siis vennanaise tädi juures. Siuke täitsa kohalik elamine. Aga mis on põnev, ma ei hakka mingit majatuuri tegema, sest see on inetu võib-olla teistele inetu, kes siin nagu elavad.
tädile ja nii edasi, aga ma näitan natukene enda toa uksest siis välja. Et vägev niimoodi nagu Karlsson katusel oled siin. Nii, oma tripiga siis Manilas lõpuks ja tulime Hiina linna. Siin on siis laias valikust igasugused tänavatoitu, et jalutame selle tänava lihtsalt läbi ja vaatame, mida head ja paremat siin pakutakse. Võib-olla proovime ja maitseme ka midagi. Et me ühel ööturul juba käisime, veits sõime ka ja tegelikult on ma veits pasa lahti juba, et ei tea, kas julgeb. Midagi hullu tegelikult ei ole. See käib asja juurde. Hi vlog, welcome to my guys. Yes sir. Väga selline kaootiline on siin, aga nendel inimestel on väga palju vabadust siin, et sõidavad mis tahes kuradi masinatega ise ehitatud, mingit turvanõudeid ega mitte midagi ei ole, et autokastis, täispeaga, kuidas iganes. Aga inimesed on õnnelikud, risti-rästi need tänavad ahvad ja mega pikalt. Selline kaamera tõmbab veel eriti palju tähelepanu, et suht kõvasti peab igaks juhul kinni hoidma, et jumalast keegi ära ei tõmba. Või siis lihtsalt käe hästi kõrgele tõstma, et siis nad ei saa kätte. Ei ulatu. Andrus, kuidas on? Vägev, ütleks niimoodi, et kisub aina nagu Tondo poole ära. Mis koht see Tondo on? See on Filipiinide kõige suurem slum, Aguli rajoon ja kõige ohtlikum koht üldse. Et aina tugevamini hoiame oma asjadest kinni. Ja Martal tuleb silma peale hoida, sest Filipiinidel inimröövid ja asjad on üsna tavapärased ja kui sa näed ikka valget naist, siis see on justkui nende jaoks hea raha. Eksklusiivne toode, jah. Katsume ise ka nüüd siit elusana välja saada, et ühtegi teist turisti me siin ei näe, et selline korralik koht ikka. Et ikka mingi prügivärk ka siin on, et prügiauto ja täitsa korjatakse prügi üles, et siia kõik päris ei jää. Seda on tore näha. Kahju, et ei saa nagu kaameraga edasi anda neid lõhnasid, mis vahepeal linna tulevad. Et see on niisugune omamoodi kogemus jälle. Ja muidugi Stener tuli ju siia, et kus sõbrad kokku saavad ikka teisel pool maakera. Et vägev, et ta tuli. Ilus. Nüüd üritame saada siis kohaliku ühistranspordi peale, mis on siis jeepney ja need näevad juba sellised naljakad välja, et kohe tunned ära linnapildis.
me ei tea, kuhu see sõidab. Me lihtsalt teeme väikse sõidu ja tuleme kus iganes maha. Siis võtame Grabi ja siis lähme hotelli. Proovime ära lihtsalt. Mine. Kuidas on viits? Seda ei kõrdi pead lahes kinni lihtsalt. Kes tagapool seal istuvad, nemad annavad raha siia ettepoole ja siis meie anname edasi juhile. Et niimoodi järjest läheb see. Et vaatame siis, kus kohas me siin maha hüppame. Ma arvan, et ta tunneb seda raha kaalu järgi käes hoidjast, et kas on õige koht või ei ole. Thank you, thank you. Ja hotelli lähme lõpus siis 3-rattalisega, 4-kesti. Sa istud seal või? Marta ja sina istud siia? Ja. See on okei? Alga oli keeru. It's okay. We have two drivers. Two. 1,000. 700. 1,300. No Andrus, aita roolida. Ja ma loen keele kaarti. What's your name, my friend? Nasruddin. I'm Muslim. Okay, very good. Nice to meet you. Sellega tuleb päris pikk sõit meil. Aga samas see on suht väike, võib-olla mahub nagu liiklused paremini läbi. Andrus, mis te ette kahekesti sulle ees? Ma keegi peab kaarte lugema ju. Ja jõuame hotelli ära, teeme väikse värskenduse ja täna tähistame siis minu ja Marta sünnipäeva. Väiksed pidustused ja käime siin Peotänaval natukene. And it's our place. I'm a believer. You're a trace of God of our mind. I mean, no.